Alati on ühiskonnas selliseid kitsaid kohti, millele tuleb tähelepanu juhtida ja kui riiklikult on alati heategevuse fookuses kõik, mis on seotud kõikvõimalike sotsiaalsete valdkondadega, siis kuna kultuurses motobandes on valdavalt kõik kultuuriinimesed, siis meie fookuses on see, et me saaksime tähelepanu juhtida ja rahaliselt aidata erinevaid Eesti kultuuriga seotud objekte, näiteks Peterburi Jaani kiriku raudväravad või Rudolf Tobiase sünnikodu, kõik aknad on renoveeritud või Võru linna kõige vanem uks on renoveeritud tänu kultuursele motobandile. Nii et meie fookuses on sellised käega katsutavad kultuuriobjektid. No selles idees tegelikult ei ole ju midagi erakordset. Tehakse heategevuslikke õhtusööke, tehakse heategevuslikke tenniseturniire, heategevuslikke kunstioksjone ja samamoodi näiteks Charlie Brumman ja Ewan McGregor on ka motoratastega sõites kogunud raha, aga kindlasti kultuurne motobande oma järjepidevusega, et 10 aastat on seda tehtud ja mitte üks kultuuri inimene, vaid kõik Eesti kõige populaarsemad kultuuriinimesed, kes armastavad motoratastega sõita, see on kindlasti maailmas täiesti unikaalne. Tulevikuplaan selles mõttes täna ongi pidulik, selles mõttes, et see on 10. kord ja see on ühtlasi viimane kord, et meie ring selle kultuurse motobandega on saanud täis ja tulevikus Estonia Selts, kes on kultuurse motobande kokku kutsunud, kindlasti teeb midagi uut, midagi põnevat, sest et Estonia Selts on eksisteerunud aastast 1865, et kindlasti tuleb midagi põnevat ka edaspidi. Mina ei tee vahet motorataste, autojuhtide ja bussijuhtide vahel. Minu jaoks on nad kõik liiklejad, kes tegelikult vastastikku need rollid vahelduvad väga tihti. Et see ei ole, ma sõidan ka autoga, ka bussijuht sõidab vahel mootorrattaga, et need rollid vahelduvad ja tegelikult mida on ju vaja tähelepanelikkust, rahulikkust, üksteisega arvestamist ja küsimus, ega keegi ei taha ju mootorratast üle sõita, sellepärast, et on mootorrattur. Probleem on tegelikult ikkagi tema mittemärkamises ja meie oma nendes vestides, kus on dekoreeritud meie sponsorite logodega, et see ei ole lihtsalt sponsorlus, vaid see on eeskuju näitamine, see on teerajajaks olemine nii nendele mootorratturitele kui ka nendele toetajatele.